hulk aega on mööda läinud, lumi on ära sulanud ja päike on välja tulnud ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga, et pole aega olnud väga ehitada, aga nüüd täna mõtlesin, et nädal aega vist ei ole vaja linna minna, et siis peaks natuke lammutama, või tegelikult 5 päeva, 4 päeva, jah. No õhtuti jõuab natuke lammutada. Ehk et kiskusin laiali kõik siit jälle. Ma siit poolt pole veel varem lahti võtnud, sealt olen enne võtnud, panin siia selle pistiku teise koha peale ja nüüd võtsin sealpoolt lahti. Ja miks ma sealpoolt lahti võtsin, sellepärast, et saab loomulikult. Tegelikult on mõte selles, et kui sa siin metsas kuskil pimedas kokkad, siis mul ei ole siin mingit valgustust, aga mul on üks lamp üle samasugune nagu see neis on, mis on hästi valge, et paneks selle siia. Ma mingi aeg mõtlesin, et paneks selle kuhugi ukse külge, aga siin ei ole sellist head kohta, mis nagu allapoole valgustuks, et kui kuhugi paned, siis paistab näkku. Siin oleks muidu enam variant olnud, aga siia ei saa, sest siin on see mollepleit, see võrestik nagu siingi. Ma võtsin selle praegu ülest ära ja siis ma teen seda ka natuke ümber. Et see on praegu proua õmbleb natukene. Aga ühesõnaga, et paneks siia selle valgustuse, et saad siis süüa teha. Ja siis, kui kärbseid ja putukad palju on, siis temust tellisin siuksed punased lambid, mis põlevad väga hästi. Et ei ole nagu varem väga midagi temust tellinud, aga nüüd siis proovisin ise ka ja ütleme nii, et mõned asjad täitsa töötavad seal ja mõned asjad ei tööta, aga üks asi, mis selle lambiga peab kindlasti tegema, on see, et seda peab põlema panema ja jätma tükiks ajaks põlema. Miks? Sellepärast, et teada saada, mis juhtub. Ma ostsin kunagi neid, kus ta nüüd on siin? Õige. Nii, ostsin kunagi neid käru ääretulesid. Väga-väga ammu. Mõtlesin ka, ma ei mäleta, mis autole ma tahtsin neid kuhugi põlema panna. Ja paningi siis põlema ja kui nad tükk aega põlesid, siis hakkasid sulama. Vot. Et temust tuleb kõige huvitavad asju ja mine sa tea, mis nendega võib sul olla. Nii, ma võtsin ühe haku endale siia. Ma hakkan kohe näitama, mis ma need tuled põlevad. Selleks aga peame selle kaamera kuhugi panema. Ma selle kaamera panen. Pole kuhugi panna. Pole abilis ka, kell on juba uneaeg, et abiline läks tuttu ära. Panen kuhugi. Ma tean. Mul oli siin üks väike pingikene või pitsu või taburit või kuidas iganes erinevas kohas seda nimetatakse. Päris taburit see küll ei ole, aga siuke väike sõber. Niimoodi. Nüüd on päris hea. Nii. Mul on siuksed spetsjuhtmed tehtud. Millega saab siit vana aku pealt voolu võtta. Nii, see oli miinus. See oli pluss. Nii. Mul on nad ilusti ühte värvi, mõlemad on valged, et siis ei lähe tassi. Nii. Selle punase tulele. Selle ei ole vaja, selle saab niisama põlema panna. Võiran selle korreest ära. Tasa, ära nüüd riidle, oled need nurgast natuke aega. Nii, et proovime, kas me saame siit üle käega see kuidagi põlema panna. Ilma, et kõik maha põletaks. Ai, peaaegu. Näpp tuli pealt ära. Vot, siuke punane. Täitsa äge punane, täitsa töötab. Ei ole liiga valge ja liiga pime. Ja tegelikult ma olen jällegi pool elu valestanud. Tuleb välja, et kui me vaatame valguse lainepikkusi, siis miks sitikad punase valguse peale ei tule, ongi sellepärast, et see on oluliselt teise lainepikkusega. Mina arvasin, et orantsi peale ei tule, aga tegelikult orantsi häda on lihtsalt see, et tulevad küll orantsi peale. Lihtsalt, kui ma panen valgele lambile orantsi teibi ette või võtan orantsi valguse, siis ta juba on nii palju pimedam, et juba kaugemad sitikad ei tule enam kohale. Võtta, aga punane pidi olema see õige. Ja punasega on see, et punane ei sega ise ennast ka. See võib igal pool põleda ja siis ma mõtlesingi, et ma panen siia punase, sest siia mul tuleb külmkapp kunagi. Et siis need punased saavad valgustada see külmkappi. Siin on siuke lüliti kunagi ostetud klõps. Panen siia nurka ja siis saab plõks panna põlema. Ja siia teiselt poole samamoodi siukene väike punaste laternate tärav tuleb siia. Ja siis see valge lamp tuleb siia keskele. Nii, aga nüüd küsimus on see, et siia keskele, siia üles tuleb valge lamp, võt näed jah, siia. Et küsimus on see, et kust voolu võtta. No võt. Jupp on igal pool. Kurat lammatud. Aga vooluga on eriti lihtne. Paneme korra valguse tagasi siia.
vooluga on see, et kui ma nüüd ei eksi, siis see klots siin peaks olema selle NATO pistiku relee. Ehk et siit tuleb aku pealt vool peale. Siin on 2 väikest juhet, mis siis juhib seda klõps-klõps, vool sisse, vool välja. Ja ma panen siia aku juhtme alla oma juhtme sellega. Keeran sinna kinni ja sama mutri alla. Panen siin väikse kaitsme vahele ja tõmban siis voolu ühte lülitisse, teise lülitisse ja siis lampidesse ja siis keeb plõks. Disko poole oluline punkt on põhiline. Aga rääkides demos, ma tahtsin veel rääkida. Ma demos tellisin veel mingit sodi. Vohne siin, oota, ma kohe nüüd jällegi panen kaamera kuhugi. Nii et ma saan 2 käega asju näidata. Nii. Näed sa, oih, mis need siin pakinöörid ees. Ikka neis. Siis kaugemale need asjad. Sinna ära. Nii. Plastmasskaardid. Mõtlesin, et hea on vihmaga mängida, või vihmaga, et siis nagu paberkaardid ikka teavad metsas ja lähevad niiskaks. Need on ikka otsa mõttes plastikust, need on nii õhuksed, et ma ei tea, kuidagi imelik on need käes hoida. Kõige musta värvi, et pimedasi saaks mängida. Aga ma ei tea, äkki töötab. Muidugi teine asi küsimus on see, et kurat teab, mis plastmassist on või mis segu siin sees on. Ehk et mina demos näiteks ei julge tellida mingisuguseid asju, mis on lastemängu asjad, sest kui nad neid suhu panevad, siis me ei tea, mis mürgised ained nendelt saavad. Siis neid asju, mis toiduga kokku puutuvad, neid ma sealt ei telli, sest jällegi me ei tea, mis materjal seal on. Ja siis elektroonikat ei telli, sest olles tegev sellel alal, siis ma tean, et kõik see elektroonika, nutiputi värk, mis tahab internetti minna, on igasugused sodi juba eos täis ja enda elu on oluliselt lihtsam, kui sealt ei telli neid asju. Küll aga saab sealt selliseid asju tellida. Ma toon ühe veel, ma näitan, ma kogemata tellisin 2 tükki. Nendega on oma lugu. Lugu on see, et ma ei üles seda leidsin. Nii, kohe tuleb. Nii, juba tulin tagasi. See on 150 000 pööret. See on 9 miljonit pööret. Mis tegelikkus on? Täpselt sama. Aga see ei olnud eesmärk. See on tegelikult päris lahe vidin. Et üks autos, üks garaaž ja hea on mingit asju tolmust puhastada või ennast tuulutada või siuke päris lahe värk. Siis ma tellisin demost veel mingit siukest möginat kunagi. Plastic coating refurbishing mingi vaha. Kas te näete siin? On kuskil vaha või? Ma võtan tolmu ära mingisuguse suurema lapiga. Nii. See ratas tegelikult on tehtud selle sama demo vahaga 2 kuud tagasi üle. Ma tegin pool sellest ratast üle. Arvake ära, mis pool? Kas ülemine pool või alumine pool? Vale vastus. Ma tegin vasaku poole ja paremat poolt ei teinud. Nii kaua, kui ma automaat pesulas ei käinud, nii kaua oli ilusti näha, et triip on sees ja see nad isegi hülgas vett natukene. Nii kui ma pesulas ära käisin, nii oli nägemist. Vot. Siis ma tellisin demost veel asju, see pole veel kõik. Nii, kohe ma toon need asjad siia. Juba tulen. Nii. Kõigepealt siukene läge vidin. Siukene nari. Selle otsa ma panin see ise sisse, liimisin silikoniga kinni. See on minu vintsi luugi eest ära keeramise võti. Kuna mul seal raami peal või seal stange peal on see raam, kuhu saab nöör ümber kerida, siis kruvikeerega ei pääse ligi, et seda numbri alust sealt eest ära võtta, et saaks nagu vintsile ligi ja Euroopas ju ei saa mingid luuke ja värke teha, eks ju. See on jõle õudne kõik ja hirmus, eks ju. Et siis mul on siuke nurgaga võti nüüd, et ma saan seda kruvi keerata. Võt. Siis mul tegelikult oli kuskil ventiili ära keeramas siuke vidin, aga ma olen selle lootusest ära kaotanud, siis ma tellisin demost uue. Et ma arvan, et ventiil ikka lahti keerab, rohkem pole vaja. Ma leidsin veel asja, mis ma demost tellisin. Sellise supleri. Täiesti üllatav. Ma selles mõttes päriselt ka olen üllatunud, et see isegi töötab. Ja see näitas õigeid numbreid vähemalt, kui ma manuaalse selle veneaegse
supleriga mõõtsin, siis näitasid täpselt sama numbrid, aga siin on oluliselt lihtsam, et vananedes ikka on see, et käed lähevad lühikeseks, siis neid numbreid sealt taga ajada on keeruline, aga siit suure ekraani pealt on päris lihtne neid lugeda. Nii, siis mis ma veel tellisin? Siis ma tellisin siukse magamiskoti. Ma seda praegu lahti ei tee. Kui ma panen sahtlit sisse tagasi, et saab magamisase valmis, siis ma teen selle lahti. Proovime, kas selle puhuriga saab midagi siia sisse ka puhuda. Aga mõte oli siis see, et kui mul muidu oli see isetäituv madrats, mis oli ikka suure kobakas ja võttis pool ruumi autos ära, siis see on nagu väike. Ja kuna see maksis ainult 16 €, eks ju, siis isegi kui ta pärast esimest tööd katki on, siis ei ole väga hullu, et eks ta, ma loodan, et ei lähe esimese ööle katki, et ta vähemalt 10 korda töötab, siis on juba enam-vähem. Siis on nalja, ma kohe näitan. Nüüd ma pean panema jälle valguse eest ära ja sellega panema kuhugi teise koha peal. Tegelikult ei ole vahet, ma võin selle siia tooli peale tagasi panna, kus enne oli. Nii, ma tellisin pulli pärast lihtsalt, et näha, ma hakkan teisest pihta, et mis sitte seal demos pakutakse. Tellisin nii-öelda LED-lambi, igavesti vägev reklaam oli, et täitsa töötab ja puha. Töötab küll. Aga ütleme nii, et kui sa selle lambi peaksid endale kuhugi panema, siis pane sinna, kus sa ise seda ei näe. Niimoodi. Näete, jah? Sinine valgus. Täpselt sellised leedid olid siis, kui need leedid tulid, ma ei mäletagi paarkümmend aastat tagasi, isegi rohkem. Alguses kõik leedid olid sinised. Ja see on sellest ajast pärit värk ja see pika peale hakkab silmadele. Siis ma tellisin niisuguse kollase, pidi olema ilus ja kollane. Miks kollane hea on? Kollane on selle mõttes lume sees on hea, et kui on mingid lumevaalud ja värgid, siis mingi valge valgusega neid hästi ei näe, aga kollane toob need nagu hästi esile. Ja on küll veits kollane, aga tegelikult on ikkagi sinakas kollane. Et samamoodi, et sain nüüd targemaks, millised need odavad lambid seal demos on ja tean, et neid ma kasutama ei hakka. Vot, ma ei tea, see kollas isegi tegelikult võiks alati veele võib-olla külje keerata. No ma ei tea, kui ta nüüd terveks jäi, siis keeran. Vist ei. Et ATV-ga niikuinii talvel väga pikalt ei sõida ja siis võib-olla on äge. Aga selle lambiga võib pääski püüda. Vot, siuke lugu. Ja nüüd ma siis pakin tänaseks otsad kokku. Ja homme siis vaatan, kuidas ma neid juhtmeid siin veal ja panen need lambid tööle ja ma väga pikalt selle mõttes ei ole mahti filmida neid asju, kuidas ma siin ehitan, et eks see filmimine võtab nagu lisaaja ja olgem ausad, ega seda pärast keegi ei viitsi niikuinii vaadata, et tuleb kiirendusega panna 2 sekundit ja selle jaoks 20 minti ära raisata ei ole nagu väga pointi, et pigem ma nikerdan kuhugi maani edasi ja siis annan järgmise ülevaate, et mis on juhtunud või kuhu ma olen vahepeal jõudnud. Vot. Siuke värk. Ma tegelikult korra mõtlesin ka, et võtaks selle ülemise riiuli siit ära. See ja teeks sahtlid ümber, et teeks siukse magamisastme istumise, nagu ma olen juba mitu korda rääkinud. Tegelikult isegi, pea läheb küll lakka, aga põhimõtteliselt saaks hakkama. Aga siis ma mõtlesin, et ei ole vaja. Et ma pean niikuinii need sahtlid põhjalikumalt ümber tegema, sest et need on vaja teha natuke lühemaks ja teise mõõduga ja nii ja naa ja see on natukene suurem ettevõtmine, kui ma siin 5 või selle 4 päevaga jõuan ära teha. Et järgmine kord. Ja muud midagi, et siis lähme pausile. Ma siis vahepeal lähen magan, teen natukene palgatööd, lülitan sain lambi välja. Et lähen magan, teen natukene palgatööd ja siis homme õhtul ehitan edasi ja siis nagu ma ütlesin, järgmine ülevaade, kas on miskit muutunud või on kõik endiselt vanaviisi. No nii, põhimõtteliselt võiks öelda, et sellest korraks on valmis. Päris kõik asju ei saanud teha, mis tahtsin, aga enamus on tehtud. Nii, siit on valgus number 1. Siuke punane valgus. Selle põhipoint on siis see, et kui siin on külmkapp, ja küll ma panen teise tule ka, valgema. Et kui siia panen külmkappi ja jätan selle väikse ukse lahti, mingi sääsevõrk on ees
et siis see punane valgus kogu aeg põleb, sitikad ei tule, samal ajal ei pea eraldi tuld panema, et külmkapist asja võtta, vaid siis vaatad ja mis värk on, aga noh, tegelikult mul ei ole veel külmkappi ka, nii et kui jõuab. Nii, siis mis ma veel tegin? No, panin siia ukse peale endale igasugused vidined. Tegelikult ma panen teise tule põlema. Nii, kus ma selle kaamera panen praegu? Panen korra kaamera siia kinni, panen suure tule põlema, see parem. Nii, nüüd on valgus nagu filmistuudios. Võt, nüüd ei anna enam midagi, kui teine värk kustutada. Võt, nüüd on näha ka. Et siis siia panin üks ilusa väikse lüliti, millest saab need punased tulesid sisse välja lülitada. Ja siin on siis lambil endal see lüliti peal. Et juhtmed panin siit tagant kõik ilusti. 10 amperine kaitse on kogu sellel kõikidel need tuledel vahel, et kui amper kaitse läbi läheb, siis kustuvad kõik need tuled siit ära ja siis ma tean, kus viga on. Ja siin all on üks luuk, kus peaks sinna siis ka liigi ka saama teoreetiliselt, aga kuna sahtlid on ees, siis ega ma siit sinna liigi ei pääse, et siis tuleb lammutada, et tuleb loota, et ei lähe läbi. Et testisin need punaseid nappe ka, põles mingi paar tundi aku küljes, ei läinud soojaks. See läheb natuke soojaks, aga mitte nii palju, et midagi hirmsat oleks. Vot, aga jah, siis siia tegin endale siukse vännihoidla, et oleks nagu asjad rohkem organiseeritud. MacGyveri teip, siis taskunuga, mis iganes multivärk, võsakiin, mis mul siin juba enne oli, selle tõstin natuke üles poole. Siis see tegelikult on pärit nendest odavatest Hiina seljatoe tagustest, ma näitan kohe, mul on tegelikult üks olemas siin. See, mis käib esiistme seljatoe taha, et siis tagaistujal oleks asju kuhugi panna, et siukene värk siin. Siit lõikasin lihtsalt tüki välja ja kuna abikaas on mul diplomeeritud rõivadisainer, õmbleja, siis ta õmbles selle mulle kohe ilusaks ka ja siis panin siia nipukatega niimoodi ilusti kinni, nagu päris. Siin on siis mingid maitseained, mis muidu lähevad meelest ära, siis on kuskil sahtla põhjas. Mingid vanad sääse tõrjevahendid leidsin sahtlist, panin need siia, siis siin meil sees on. Tikud, prügikotid, mingi pesulõks igaks juhuks. See on eriti tähtis aparaat, see on siis teleskoop grillvarras. Et siia otsa saab, poisile meeldib siia otsa panna vahukommi ja siis lõkke peale küpsetada. Siin on teed, kohvid, kaardipakk, et kõik niimoodi vajalikud asjad, siis kõik sahtlid komplekteerisin üle. Vasakul pool on toiduasjad, siin taga on siis need, millega tehakse sööki valmis ja millega tarbitakse. Ja siin eespool on siis söögid ja snäkid ja söögid. Siis keskmine sahtel täiesti kogemata sellise mõõduga, et siia vahele mahub täpselt Saku õlle siis 12 pakk, ehk see sahtel nende jaoks. Siin on siis mingit lisanänni nagu pleed, et hakkab külm öössel. Siuke see demo puhur, mis ma enne näitasin. Siis on üks hämmok ja üks vihmakeep ja pesunöör, et kui kuskil pesu pesta, siis saab pesu ilusti kuivama panna puude vahele. Siis kõige viimane sahtel on kõige suurem ja raskem sahtel. Et siin on siis, kunagi kui ma tegin need asjad, siis see oli sellepärast, et kui paak on siinpool, kui ma paage täis panen, siis on auto natukene paremale poole kaldu, kui ma siis on see auto enam-vähem otse, et siis ma üritan siin kaalujaotusi ka veel nüüd enam-vähem nii teha, et need tööriistad ja asjad on kõik siin sahtlis. Siin on siis erinevaid, üks suur võtmekomplekt, üks tähikute võtmekomplekt, siis siin autos on hästi väga palju siukseid polte nagu Mersul on. Tungraud, venimköis, mingisugused tropid, mis ma siin kokku sidusin ja kasutan, puukaitsevööna, rattavõti, üks metallist seekel igaks juhuks. Äkki läheb vaja, kuigi ma tegelikult eelistan kasutada neid nöörseekleid. Refi, mingid paranduskomplekt ja ma ei teagi, mis mul siin on, veel mingid rihmasid värke. Ja siis see sahtel on siis mingisuguse muu reisinänni jaoks, poekott saab see panna ja mis iganes. Vot, et põhimõtteliselt valmis seiklema. Ma pean oma toolid üles otsima, kus ma need panin, need siia panema. Ja siis tegelikult üks asi, millest ma tahtsin rääkida, on see, et kuidas ma seal autos magan, eks ju, et on see Temu madrat, mille ma panin siia
vahel ilusti, ma praegu hakkan seda proovima, ma arvan, et ma proovin seda kuskil metsas kunagi ja siis jagan kommentaare. Nagu see mahub ilusti siia taha vahele, meie ette. Ja siis on siuke soojendusmett. Ma vist ei ole sellest varem rääkinud, aga selle ma siis Amazonist tellisin 30 korda, mis ta on 1 meeter vist, mingi info peal ka. Jah, 1 meeter, 130 vatti ruutmeetri peale. Ja põhimõtteliselt, kui ma nüüd selle panen siis sigarisüütajasse, siis see läheb umbes 30 kraadi peale soojaks. Ja ma olen tegelikult sellega päris külma ilmaga metsas maganud niimoodi, et mul on see hõbedane värk all. Siin siis on see soojendusmatt selle peal ja madrats on siin peal, õhkmadrats. Ja tegelikult on väga mõnus soe. Ehk et külg on soe, aken on niikuinii natuke lahti, et oleks värsket õhku ja väga moepinn on magada. Nii et ma arvan, et see jääb praegu niimoodi, sellepärast et ma tegelikult filmisime siin kunagi ammu ühe klipi sellest, kuidas me mõtlesime, kuhu kero autos panna, aga ma kaotasin selle klipi ära. Ma ei tea, kus ma selle panin. Ühesõnaga tellisin Veoris siukse ägeda roosa kero 2 kilovatise, sest et siia väiksesse kuute ei ole rohkem vaja. Mõtlesime, kuhu igale poole seda panna, aga tegelikult ei ole siin väga kuhugi panna, et üks variant oli just siit läbi põhja panna, aga siis on jälle jääb ette siia pagassi ja kes seda teab, mis plaane ma siin ümber ehitan, me vaatasime ka siia, võtsime siit külje pealt lahti, et väidetavalt foorumis keegi rääkis, et siin on ruumi, no tegelikult ei ole siin ruumi. Aga mis ma nägin, on poolakad vist olid, need teevad siia luugi sisse, ehk et redel vist tuli ära võtta, jah. Siia tulevad siuksed suuremad paunad, klaas võetakse ära ja siis all on paak ja üleval siis on siin kero ja siis puhub sooja õhku, aga ainuke häda on see, et see maksis 4000 €, et pluss paigaldus, et minul siukest raha ei ole. Et ma selle 90 eurose Vevori Hina kero üritan ikkagi kuhugi kunagi siia ära panna. Võib-olla ise panen ka siia klaasi asemele, kes teab. Või siis teine variant on see, et kui ma kunagi neid sahtlid ümber ehitan, et siis ehitan kuhugi siia põranda sisse või ma ei tea, ühesõnaga mõtlen midagi välja. Aga praegu ei ole kiiret, praegu on see elektri pealt töötav soojendusmatt. Kuna akusid on autol 2 tükki, siis ma sellepärast ei muretse. Ja ei muretse ka sellepärast, et mul on endiselt katusepaneel. Katusepaneel seal alles, nii et päikest tuleb akusseni, mis koliseb. Elu on lill. Vot, selle põrutab uudisega, nagu ütles klassik Jeremy Clarkson, me täna lõpetame. Ei lõpeta, mis asja, loll jutt suhu tagasi. Nii, panen kohe kaamera siia kinni ja näitan veel ühte asja, mis ma tahtsin näidata. Nimelt, kui ma nüüd lähen kuhugi metsa seiklema, siis mul on siukene tore äpp telefonis nagu Wow-äpp, ma nüüd pean vaatama nii, et see kaamerasse ka näha oleks, siis mul on privaatsusfilter ees. Nüüd on näha, läks käima. Et siin on siis kõik minu erinevad seiklused sees ja see siis kaardistab kõik ühesõnaga salvestab tracki, kus ma käinud olen ja siis ma näen igasugust toredat statistikat selle kohta, praegu arvutab, näen statistikat selle kohta, mul on hästi palju tracke, sellepärast see kaua arvutab, kus ma siis käinud olen, näiteks Euroopas on 0,03% läbi käidud, Põhja-Ameerikas 0,02 ja nii edasi ja siis kus ma kõrgustel olen viibinud ja one fact ja värk, et põhimõtteliselt ma olen läbinud või 11 400 ruutkilomeetrit olen läbi seigelnud, mis on siis natuke suurem kui Luksemburg, 2,6 tuhat ruutkilomeetrit oli seal kirjas. Ühesõnaga siuke tore äpp, et saab siin kõik asju teha ja saab oma mingisuguseid lemmikpunkte panna sõbraga neid jagada, see jagamine muidugi siuke näite mõtleme siit ühe mudapunkti, kui ma tahan seda sõbraga jagada, siis ma saan talle QR-koodi näidata, tema peab siis sama selle Wow-äpiga QR-koodi skännima. Selle mõte on kõik see, et siin äpil ei ole mitte midagi online'is, siin ei ole mingeid kontosid, keegi ei salvesta mitte midagi, mitte kuhugi, kõik asjad on ainult siin telefonis ja ma üritan seda teha võimalikult nii, et see ka nii oleks ja jääks. Ainuke asi, mis siin jagatakse, mida saad jagada, on see, et kui sa siin oma koordinaatide peale võtad share, siis on võimalik jagada hetkeasuga linki, mida saab vaadata siis selles samas äpis. Kui sa võtad selle sama äpiga selle lahti, keegi sõber võtab lahti, siis talle muutub see sihtpunktiks. Ja kui
ja siis on seal ka Google Maps'i link, selle mõttes kõigil ei ole seda äppi niikuinii. Vot. Nii et kes tahab, Wow-Web, proovige, ma arendan seda kogu aeg edasi, et iga päev natukene testinga kuskil sõidan ja siis parandan vigu ja mõtlen mingeid mõtteid, mida panen sinna juurde ja täpselt nii ongi. Ja nüüd selle põrutab uudisega ma küll praegu lõpetan. Nii et head aega, oli vahva, kohtume järgmisel korral, tšau paka!